Meie oleme siin Punases Majas koos Jaak Sooäärega. Praegu on käimas Jatskaare festival, nii et tänane episood on eriti eriline. Tere, Jaak! Tervist! Räägi siis alustuseks enda seniseid festivalimuljeid, kui palju sa oled ise jõudnud kontseritel käia ja keda sa veel võib-olla näha tahaksid või keda sa kahetsed, et sa ei näinud? Oi, ma kahetsen, et ma väga paljusid asju pole näinud. Tõesti. Sellega vist minu vastus ka lõpeb, et tegelikult kahjuks tõesti ei ole näinud mitte midagi, kuna ma olen olnud ära kõik päevad väljartud see, kui ma ise esinesin, aga see viga saab parandatud täna ja homme. Et ma arvan, et Trondheim Voices on kindlasti väga hea bänd, et ma sealt mõnda lauljat tean, et need tõesti on nagu ikka tõesti lauljad, nii nagu peab olema. Ja ootan väga Benoit Delbecqi kontserti homme ja ma arvan, et on tegemist ühe absoluutse tippmuusikuga Euroopas. Sa oled enne näinud elusat? Olen näinud ja isegi olen jämminud. Nad ise tulid. Me mängisime Jyväskyläs Jazzbar, legendaarne koht. Meil oli kontsert seal ja samal õhtul oli prantslastel kontsert kusagil mujal ja nad tulid sinna ja tungisid lavale. Me mängisime Mikko Innaneni ja Jarko Haagalaga. Aga Benoit Delbecq tõesti on ilma naljata kõva mängija. Ja pühapäeval Nick Pärts kindlasti on muidugi täiesti fenomenaalne rütmibänd, et kui kellelegi meeldib rütm ja kui keegi tahab näha mõnda head trummarit, siis pühapäev kell 4 on see olemas. See on selline kõva lõppakord sellele festivalile. Ja kindlasti. No loomulikult ameeriklaste bänd on muidugi ka kõvad mängijad, aga ütleme võib-olla just sellist oma kontseptsiooni Nick Pärts, ta on tõesti, et inimesena ta on ka väga kihvt, et ma loodan, et me midalgi äkki saaks ta siis ja Eestisse ka pikemalt tegema workshopi, et mul on olnud võimalik näha teda tegemas nädalast workshopi koos muusikute ja tantsijatega Londonis. Trinity Laban ülikoolis ja see on muljetavaldav. Ta on ikka väga fokusseeritud ja väga kihvt tüüp. Kas see, kui sa neid suuri muusikuid isiklikult tead, kas see paneb sind neid laval ka teistmoodi vaatama? Hea küsimus. Ei pane vist. Mulle tundub, et muusika on muusika ja reeglina need muusikud on inimestele väga toredad, et selliseid primadonna tüüpe nagu tänapäeval väga ei kohta, et üldiselt kõik on väga rahulikud ja mõnusad ja Nick Pärtsiga me elasime nädal aega ühes majas Londonis tookord ja ta oli täiesti ülimõnus tüüp, keets kohvi meile ja väga mõnus. Aga tänane teema peaks siis olema muusikud, kes on sind inspireerinud. Nii et räägi siis näiteks ennast nii-öelda esimesena mõjutanud muusikutest või keda sa mäletad, kes olid sellised esimesed eeskujud lapsepõlves? Lapsepõlves mulle tundub, et mul oli väga õnnelik lapsepõlv. Selles mõttes, et meil kodus kuulati palju raadiot ja tookord tuli raadiost ikkagi, kui me vaatame tänapäeva mõistes, siis muusika, mis sealt lasti, oli ikka väga kvaliteetne ja väga paljuski. Et tegelikult ma pean tunnistama, et kui ma läksin hiljem õppima Kopenhaagenisse, olles mitte väga süstemaatiliselt läbinud, ütleme, jatsmuusika mingit repertuaari kursusi Eestis, kuna tookord selleks ei olnud võimalust, siis põhimõtteliselt ma teadsin kõiki lugusid suhteliselt peast, kuna need olid ikkagi meil raadiost nii tihti läbi jooksnud, et minu arvates siin mõned teavad ja väga hästi, eks ole, et pool tund Bossa Nova rütmis ja sellised saated olid nagu prime time ajal ja ma ei saa aru, miks seda praegu ei ole, et ütleme, minu meelest avaliku rahaga tehtud raadios peaks olema, ütleme ka kõigis kanalites võiks olla nagu tasakaal erinevate stiilide vahel, et ma ei väida, et igal pool peaks tulema mürtsu matšess, aga
ma arvan, et avaliku raadio ülesanne tegelikult on nagu pakkuda inimestele välja, mis maailmas üldse olemas on, et me ei pea kuulama neid samu asju kogu aeg. Ja võiks olla minu meelest vabalt näiteks, et ütleme, tuleb, ma ei tea, ütleme mõni Eesti popartist uue looga, siis tuleb mõni vana Eesti popartist uue looga, siis võiks tulla juba, ütleme, Tšaikovski klaverikontsert üks osa. Ma arvan, mis loona ei ole ju suugi halvem kui nende Eesti popartistide või lääne popartistide lood. Ja võib-olla siis võiks tulla, ütleme, näiteks üks mingi Miles Davise lugu ja siis võib-olla võiks tulla mõni reggae lugu. Ühesõnaga tegelikult ma arvan, et see oleks väga, väga mõnus. Ütleme nagu tegelikult on meil see formaat nimega Fantaasia, eks ole, klassikaraadios, kus võib mängida ükskõik mida ja tegelikult kui nagu Eesti tingimustes tahagi kuulata, et mis nagu maailmas toimub, siis teatud saatejuhtide puhul, et Fantaasiasaated on väga informatiivsed, et kuuleb tõesti erinevat muusikat, mida lihtsalt ise ei leia. Et selles mõttes ma arvan, raadio on olnud minu mõjutaja ja siiamaani mulle tegelikult, selles mõttes see 70 sound, teeb nagu südame soojaks ja mulle tegelikult meeldis ka see, et tookord oli nagu ikkagi väga meloodiline muusika oli moes. Et head meloodiad. Nii et sinu arvates võiks siis pigem olla nii, et mitte, et ei ole žanrite järgi raadiojaamad, vaid raadiojaamad võiksid kõik lasta segamini nagu midagi, et avardada inimeste silmaringi? Nojah, et tegelikult kui sa küsid kellegi käest tänapäeval, et mida sa kuulad, eks ole, siis kõik ütlevad, et ma kuulan kõike, eks ole. Et selles mõttes muidugi see kõik, ma kohtan seda tihti ka Muusikaakadeemia sisseastumiseksamitel, et mida kuulad, kuulan kõike, aga mida siis tegelikult kuulad? Et tegelikult, kas ikka kuulad kõike, eks ole, et jah, et seda arenguruumi on meil kõigil, et ma avastan ka pidevalt mingeid asju, mis on ikka väga toredad ja mida ma ei ole kuulnud ja mis on võib-olla ka väga vana muusika. Et kui teile meeldivad sellised rütmilised laulud, ütleme, ma arvan, et kui kuulata näiteks mingid, ütleme, keskaegset trubaduuride muusikat, siis ma arvan sellise oma ütleme, nagu lööklaulu kvaliteedi või siukse löövuse poolest nad ei jää tänapäeva hiitidele mitte ühes käses alla ja ma arvan, et on väga palju mitmeid kvaliteete, kus nad võib-olla on ka üle. Et siit ma jõuan nagu hoopis teise teema juurde, et tegelikult väga palju seda, mida me mõtleme, et mis on uus või huvitav või millega me siin tegeleme, et see tegelikult on olnud olemas juba aastasadu. Et info on kogu aeg olnud olemas. Kui nüüd tulla tagasi selle raadiovärgini, et kuidas, ma sõnastan ümber, et kas sa mäletad, nagu kes olid siis need artistid, kes sulle meelde jäid kõige rohkem, kui te kuulasite kodus raadiot? Jaa. Tegelikult, kui ma pean nagu nüüd mingi story rääkima, siis ma mäletan, et ka plaate sai kuulatud kõvasti ja meil oli siis singel Suveöö, Arno Oit ja laulis Jaak Joola. Seda ma arvan, et ma olin ikka 3-aastane, siis ma ikka kuulasin seda ikka 100 korda, ma arvan. Et kindlasti Jaak Joola. Ja tal oli üks väga tore selline oranž LP, kus on jällegi ka mõned ikka totaalselt ülihead laulud, et seal on mõned ehalaulud, et olid jah head. Aga muidugi kõike, mis tollal pakuti. Et ma arvan, Gunnar Graps, ma läksin õppima muusikooli akordionit ja siis muidugi ma väga ei viitsinud harjutada, siis ma mäletan, et oli vaja mängida esimeses klassis Juba linnukesed ja siis ema ütles, et hea küll, et mängid 20 korda ja siis võid minna Grapsi kontserdile Estonia saali. Ja siis ma mängisin nagu läbitegin 20 korda ära ja siis ema viis, ma olin piisavalt noor, et ma ise veel ei saanud, ema viis mu Estoniasse, ostis pileti, vaatasin Grapsi kontserdi ära ja siis tuli mulle vastu ja et ma arvan mitmesugust Eesti muusikat kindlasti. Kui palju su vanemate muusikamaitse mõjutas sind? Pigem vanem vend, et mul on vanem vend, kes kindlasti ongi süüdi selles, et ma üldse olen muusik. Et tema mängis trumme ja tõi igasugu muusikat koju ja sellest võib muidugi pikemalt rääkida ja
aga tema tõesti tutvustas mulle palju muusikat ja kui ta lõpetas keskkoolis, ta läks tööle Eesti Televisiooni ja kuna ta oli teletõend, tookord jällegi, kui praegu noored ei kujuta üldse ette seda, aga ütleme, kui sul oli ikkagi televisioonitöötaja tõend aastal, ütleme 87, siis see avas kõik uksed, et sa ütlesid, ma olen televisioonist ja siis öeldi palun. Ja me käisime linnahallis, läksime siit, kus on siis admiratsioon, ma ei tea, kui palju te linnahalli teate, kus tänapäeval on sissekäik, eks ole, altkorruselt. Sealt läksime sisse, seal oli valvelaud, vene rahvusest mutike istus seal lamp põles ja siis ütles televisioon, ütles palun. Ja siis me teadsime kõik, kuna ma laulsin Tammi poistekooris ja olin väga palju kõik need kontserdimajade lavatagused läbi jooksnud ja mänginud. Siis ma teadsin kõiki käike ja treppe sealt ja me läksime siis alati sealt nagu mingisuguseid tagavara välja pääse, et me käisime tegelikult selle teletõendiga ikka kümnetel kontsertidel linnahallis ja siis me teadsime, kus loožis olid need tühjad kohad, kus see hästi väga hea koha pealt vaadata. Et selles mõttes ma julgustaks kõiki noori muusikuid, et palun käige kontsertide ja tegelikult see on ikkagi väga hea kool. Et tookord eriti midagi ei toimunud, aga ütleme see, mis toimus, see kõik sai nagu väga süstemaatiliselt üle vaadatud ja ma ei kahetse seda. Kui palju sa praegu muusikat kuulad või mis muusikat sa kuulad ja kas sa teadlikult piirad seda nii-öelda muusikavoogu või sa kuulad seal muusikat, kust seda lastakse nii-öelda? No siin oli nüüd mitu küsimust korraga, et muusika kuulamine, sellest võiks teha eraldi tegelikult teema ja seda ma mingit pidi koolis ka nagu üritan süstida tudengitele, ma ei tea, Marianne istub seal, ma ei tea, kui palju ma teda olen sellega ruineerinud. Aga me jõuame tagasi selle samani, et sisseastumiseksamitel me küsime, et mida sa siis kuulad? Kuulan kõike. Ütleme 93% inimestest ütleb, ja mulle meeldib kõik ja ma kuulan väga palju kõike. Väga tore. Mis sa viimati kuulasid? Ei, ma kuulasin kõike. Ja see ajab naerma, eks ole, aga tegelikult see on nii. Ja see on päris karm, et tegelikult, kuidas see oligi, täna mulle keegi ütles, et Einstein ütles 20. sajandi tehnoloogia kohta, et 20. sajand on leiutanud vahendid, tegelikult see kõik kehtib, et ühesõnaga on mõeldud välja vahendid selleks, et täiuslikult mitte fokusseerida. Ühesõnaga, et täielikult nagu kaotada ära teadlik tegevus. Ehk siis tegelikult mis on juhtunud, on see, et kõik pakub ennast nii palju, ütleme, kus siis keegi kuulab muusikat, et seal kuulad ühe korra ära, ühe loo, siis juba järgne pakub ennast ja nii tore ja kolmas ja neljas ja kuulad õhtu jooksul ära võib-olla 50 lugu, eks ole, aga mis sa siis kuulasid? Ja... Mul on üks hästi segan vahele, mul on nagu väga hea lugu selle vahele rääkida, et ma avastasin enda jaoks vinüülimängija hiljuti ja ma sain aru lõpuks, et miks nii paljud inimesed samuti on nagu taasavastanud selle enda jaoks. Mul oli Spotify ja seal on nii jube hea, seal Spotify pakub sulle laule, sa saad edasi kerida neid, sa saad panna järgmise, kui sulle see ei meeldi ja vinüülimängijaga on see, et sa paned selle plaadi mängima ja sa lihtsalt kuulad need lood otsast lõpuni ära ja nii mitu korda. Ja siis sa alles saad aru, et millest see plaat koosneb, millest see muusika koosneb. Et ma arvan, et see on umbes sarnane mõte, mis praegu tuli. Teepan aplausi palun praegust. Aga lihtsalt, et see sama asi tegelikult, keegi rääkis just oma lapsest, eks ole, kes ongi arvutist hakanud vaatama YouTube'ist multikaid ja siis kui telekast paned multika, siis vaatad minut ära, ütleb, et paneme järgmise, eks ole. Et ta kogu aeg on nagu tahab minna edasi, et ta üldse nagu ei süvene sellesse, mis siis nagu tegelikult toimub. Et nagu see edasi lappamine on nagu, see ongi saanud normiks, ja, aga see on, ütleme nüüd, kui me räägime muusikutest, ma üldiselt ei ole väga seda meelt, et vanasti oli roheline ja kõik ja täna praegu noored on rumalad, aga et tegelikult nagu lihtsalt olukord ongi teine, et ütleme, see meie noorus oli selles mõttes väga piiratud, et kui sa üldse midagi nagu kätte said, mingi info, siis see nagu oli juba väga hea. Ja mõnevõrra utreeritult, eks ole, et koolis algas suvevaheaeg, saareti suveks maale vanaema juurde.
siis võtsid 3 kasseti kaasa, läksid vanaema juurde. Ja kui pärast sügisel tulid linna, siis kassetid olid augud sisse kulunud sellest kuulamisest ja need kassetid olid peas, pähe kulunud. Et võib väita, et need kassetid olid ära kuulatud ja need olid ka nagu selged selles mõttes. Ja nüüd muusikutele mulle tundub, et nendes netiplatvormides pole midagi halba iseenesest, aga see nupp nimega replay, see tuleb nagu ikka väga jõuliselt üles otsida, et tõesti, ma ei tea, mida kuulata, et sellest üldse aru saada, ma arvan, et sa pead kuulama seda 5 või 10 korda või parem 20. Ja selleks on ka muidugi erinevad nagu meetodid, ütleme, et sa kuuladki iga päev, ütleme, veerand tundi, ütleme, 3 lugu, nädal aega iga päev kuulad, et lihtsalt nagu, et saada aru mingisugusestki loost. Et seda tegelikult nagu ka metodoloogiliselt seda õpetatakse mõnes koolis. Et sa, ütleme, on projekt, et sul on, ütleme, ma ei tea, erialaõpilane ja ta iga nädal, tal ongi ülesanne kuulata iga päev 3 lugu näiteks. Et ta vähemasti midagi kuulaks. Et see tegelikult on tõesti natuke nagu keeruline lugu. Aga minu puhul, ma kuulan palju muusikat ja ma ostan plaate. Ma eile olin just, tulime Leipzigist ja siis ma võtsin nagu hilisema lennu, et minna, seal on üks väga hea suur kultuurikaubamaja Tussmann, kus on suur plaadiosakond ja sakslased ikkagi nagu on soliidne rahvas ja ostavad plaate jätkuvalt. Seal on väga hea valik ja saab kuulata, et ma kuulasin kohe mitu tundi ja ostsin nagu kohe mõnuga plaate sealt. Tavalisi plaate või vinüülplaate? CD-sid, jah. Ja ka koolis mulle tundub, et kui Muusikaakadeemias on raamatukogus on päris hea plaatide valik ka jatsmuusika vallas tänaseks. Ja ma arvan, et muusika kuulamine on ka nagu meil tundides päris oluline osa. Ja ütleme ikkagi, et seal on see ümbris ja seal on need pildid ja seal on need nimed, et see kõik ikkagi nagu tekitab mingisuguse oluliselt nagu isiklikuma suhte selle muusikaga ja see kuidagi jääb nagu meelde. Et ütleme, kui lihtsalt arvutist tuleb, siis võib-olla nagu, ta on ainult kuulamiseks, eks ole, aga nagu mingid visuaalsed mälestust võib-olla ei jäta. Et mulle tundub, et see on ka oluline. Sa rääkisid oma vennast, kes sind väga palju inspireeris väiksena. Ma arvan, et siis võib öelda, et tema oli üks esimesi inimesi, kes inspireeris sind muusika vallas. Kes on nüüd need hiljutisemad või ka hilisemad selles mõttes, et kes panid sinu sisse selle soovi, et sa tahaksid saada päriselt muusikuks ja sellega tegeleda? See on jällegi väga suur teema. Tegelikult mul vedas tõesti, et mul oli vend, kes teismelisena mind nagu haris. Et tegelikult mulle tundub, et see teismelise iga ongi kõige tähtsam ka muusikuks kujunemise puhul. Et kui ma vaatan näiteks Eesti, ütleme, nooremaid põlvkondi, keda ma küllagi hästi olen siiski nagu jälgida saanud, siis tegelikult ikkagi nagu juba praeguse perspektiiviga võib öelda, et üldiselt ikkagi kõige kaugemale jõuavad need, kellel on vedanud, et keegi on nendega nagu, on neile näidanud erinevaid asju just selles õiges eas. Et mulle tundub, et meie Eesti nagu ütleme, vähemasti jatsmuusika vallas, ütleme, edasise arengu kõige suurem pidur ongi see, et tegelikult meil on ikkagi palju toredaid noori andekaid inimesi, kes õigel ajal ei saa infot kätte. Et infot on väga palju ja tegelikult nad üldsegi ei tea, mis maailmas on toimunud. See võib kõlada nagu, et mingi vana, mingi räägib siin, eks ole. Aga tegelikult, kui me vaatame näiteks, et meil on, kui palju muusikuid meil on tulnud Kuressaarest. Ja see on ainult tänu sellele, et seal õpetas Tiit Paulus, kes võttis kogu aeg seal, ütleme, niisugused ärksamad tüübid kokku, tegi neile bändi, tegi neile minust laupäeva päeviti, pidas neile seal mingisugused, neil oli kas see Pauluse laupäeva kool või neil oli mingisugune isegi nimi, et nad said kokku, ta näitas neile videosid, lasi neile erinevat muusikat seal, ütleme, vaatas, kes tal seal on, et päris ära ei hirmutanud seal, eks ole, lasi selliseid ja need järk-järgult need tüübid, keda me võime nimetada siin, ma ei tea, 10, eks ole, kes on kõik Eestis ju väga edukad ja välismaalgi. Et nad arenesid, nad hakkasid sealt ise otsima, nad nägid erinevaid asju. Et meie, mulle tundub, et väga palju on ikkagi selliseid noori muusikud, kes nagu on toredad, aga neile meeldib mingi üks asi ja nad nagu rahulduvad sellega.
et jah, mul oli see mõttes hea, et vend tõi nagu igasugust kraami koju ja võib-olla alguses mingid bluusi ja rocki asju ja hiljem ütleme, džäss-rocki ja võib-olla seal džässi ja ütleme siis juba kusagilt mingid sõbrad andsid juba mingisugust veidramat muusikat ja et tegelikult see kuulamisasi peaks toimuma ikkagi väga varakult. Et ütleme see, et me kusagil akadeemia 3. kursusel nagu kuulame erinevaid asju läbi, see on nagu, ma arvan, et see on tore ja mul on tore, ma saan ka inimestele näidata, et see, ütleme, aga tegelikult on see juba, oleks tore olnud, kui oleks olnud see 10 aastat varem. Või ütleme 8 aastat varem. Et selles mõttes ma arvan, et me praegu räägime oma Eesti jatsi ja Eesti muusika edulugu ja me räägime ekspordist palju. Et tegelikult mulle tundub, et fookus ei ole päris paigas. Et tegelikult me peaks rääkima sellest, mis toimub noortega teismelisena. Et kui me vaatame näiteks Soomet või Rootsit või Norrat, siis nendel on süsteem ikka väga paigas. Ja seal, ütleme, ma arvan, et nende Põhjamaade 18-aastaste teadlikkus on ikka väga-väga palju suurem kui meil. Ja nemad on, ütleme, tegelikult rahvusvahelises mõttes meie kõige lähemad konkurendid. Ja kui me seda nagu endale teadvusta, siis ütleme, võime rääkida, ma ei tea, andest või ütleme, ikka on keegi, kes teeb ära, eks ole, võib-olla ise ikkagi nagu lööb läbi. Aga tegelikult on juba hilja. Et see võib-olla on nagu väga karm jutt, aga ma arvan, et see nii on kahjuks. Et ütleme, kui mina saaks nagu suunata meie otsustajaid, siis me peaksime tegelema sellise, mis on siis, ütleme, teismelistega. Et see on nagu ikka kõige olulisem hetk. Kas siis võib-olla ei oleks hea alustada koolist? Põhikoolis ma mäletan, muusikatunnid olid nagu, kui keegi õpetaja pani mingisuguse klassikalise loo peale, siis pool või rohkem klassist olid niimoodi, mis asja. Aga me jõuamegi, tegelikult kõik jõua lõpuks veel ikkagi poliitikani. Et tänaseks ütleme, on õpetajate palgad ikkagi nagu läinud palju paremaks, et ma arvan, et see pikas perspektiivis võib tähendada seda, et meil saab olema nagu rohkem õigeid inimesi, kes lähevad õpetama, et tegelikult ju keegi ei läinud ju aastaid ju õpetama, ütleme, kes oli andekas, läks ikkagi midagi muud tegema, kuna ta teadis, et see on nagu rahalises mõttes niivõrd kehv. Ja sama kestib ka muusikakoolide kohta, kus tegelikult on võib-olla olukord praegu halvem kui üldhariduskoolis. Et me peame seda väärtustama, et sinna tekiks talenti õpetajate hulgas. Lihtsalt ongi, ütleme, Tiit Paulus lihtsalt fänn, ma arvan, et ta ei teinud seda raha pärast, et talle pakkus see kõik lõbu. Aga et selliseid inimesi peaks olema igas linnas, et see peaks olema kõigile nagu andekatele noortele kättesaadav. Ja praegu see praktiliselt puudub, ütleme Eestis, minu vaateväljast vaadates võib-olla on, ütleme Eestis umbes 5 kohta, kust tulevadki nagu need, kellest nagu saavad head muusikud, kuna seal keegi on, kes neid nagu on nagu lükanud. Ja siis mõned üksikud, kes tulevad siis nagu ande pealt kusagilt mujalt ka läbi. Aga kui me räägime oma nendest konkurentidest, siis seal on läbimõeldud süsteem üle riigi. Ja ei olegi nagu midagi eriti võrrelda. Me oleme juba siis saanud 3 asja, mida sa saad edasi teha. Et sa saad minna raadiosse, teha saateid, siis sa saad minna kooli, põhikooli õpetama ja sa saad minna poliitikasse. Poliitika on, sellest me võimegi rääkima jääda, aga meil on inimesi, kes nagu poliitikutega palju suhtlevad. Et kui nad suudaksid nagu, küsimus ongi, et mis on motivatsioon. Et kui tõesti meie motivatsioon on, et meil oleks nagu selline järjepidev areng, siis me peame ikkagi tegelema sellega, kust see areng nagu alguse saab. Kas juhuslikult on publikul ka mingeid küsimusi? Rene räägib väga julgelt kaasa. See on väga tore. Ei ole? Kui me nüüd ikka suuname tagasi selle teema sinna, kus me oleme lubanud, et millest me räägime, et need muusikud, kes on sind inspireerinud, et kui nüüd see kõik peab alguse saama nagu varajasest east, äkki räägid natuke sellest, mida sa koolis õppisid, kui sa seal välismaal olid? Välismaa oli hiljem, mina olengi väga hilise arengu, aga... Sest sa olid vist esimene eestlane, kes
kes selles koolis, ma lugesin vähemalt internetist sellist tähtsat ma olen esimene, informatsiooni. kes on saanud diplomi tõesti, aga Jah. kõige esimesena teed välismaale läks Tanel Ruuben aasta aega enne mind. Aga tema läks Rootsi, jah. Muidugi mul on, võin rääkida näiteks niisuguse loo, et ma õppisin Tallinna 21. keskkoolis. Mina ka. No nii, kus tegelikult oli, no ütleme, niisugune nagu vaimne keskkond oli tegelikult nagu väga äge. Ütleme ka nõukogude tingimustes tegelikult oli ka, noh, seal olid omad seda õpetajad ja noh, ütleme, toimusid asjad, mida tegelikult ei toimunud. Ja tahtsin jõuda selleni, et me tegime bändi, ehitasime bändi ruumi. No see oli kusagil keskkooli alguses. Ja siis mul vend oli niisugune jatsu huviline ka juba ja tal olid sõbrad, gitaristid Eestis praegu tuntud, aga tookord inglise keele rääkimine ei olnud väga levinud tegelikult. Inglise keele ei olnud nagu üldse vaja, eks ole. Ja keegi oli saanud kätte ajakirja Downbeat numbri, kus oli artikkel John Schofieldiga, kes oli, kes praegu jätkuvalt on, ütleme, üks maailma juhtivaid gitarriste, eks ole, aga tookord ta nagu oli eriti kõigi lembik ja nagu, ütleme, tema oli kindlasti ühe nende 3 kasseti peal, mis suveks vanaema juurde kaasa võeti. Ja oli temaga intervjuu inglise keeles ja siis sõbrad andsid mu vennale, et äkki sul vend tõlgib ära, et ta käib inglise keele eriklassis. Ja siis ma lugesin seda ja tõlkisin ja ma mäletan seda, et Schofieldit küsiti nagu Miles Davise kohta, kuna ta mängis Miles Davise ansamblis. Ja ma täpselt seda küsimust ei mäleta, aga ma mäletan, et see oli kuidagi nii, et et kas kuidagi Miles ja mingi kommerts või mingi seal mingi küsimus, et mida talle soodeti ja siis ma mäletan, Miles ütles, et see mind ei huvita, et ma teen alati seda, mis ma ise tahan, et ma teen seda, mis mulle meeldib. Ma mäletan seda, et see mulle nagu väga, see mul siiamaani on meeles, et keskkoolis juba tegime bändi, siis meil oli ka nii-öelda konkureeriv bänd, kes mängis Beatlesite lugusid ja siuke, niuke lillelaste ja siuke, siis me tegime bluusi. Et ja nagu tuimalt, et vahel öeldi, meil oli bändi õpetaja oli ka üks tuntud Eesti muusik, ütles, et äkki teete siin midagi nagu publikule, ma teen seda, mis mind huvitab. Et ütleme, see nagu oli juba, õigel ajal teed sain sõnumi kätte, et see, ma arvan, et see on nagu hoidnud mind väga palju õige ree peal, et ma olen nagu alati teinud seda, mis mis mulle endale nagu pakub ja siis loodetavasti kedagi huvitab ja et selles mõttes jah, see oli nagu, ütleme, selle nõukogude aja, mis oli nagu üsna hull aeg, ma arvan, et tegelikult sealt nagu see võib-olla hea oli see, et seda kommertssurvet ei olnud, et tegelikult kui ma vaatan ka niisugust Alo TV-d vahetevahel või sealt tuleb niisuguseid neid vanu Tartu lemmiskapäevade asju ja tegelikult ikkagi nagu lahe on vaadata, et inimesed ikkagi, ütleme Eesti ka popmuusikas ikkagi, inimesed ikka nagu väga nagu tegelesid sellega, et ennast väljendada, mitte et ennast müüa. Et ütleme, kas või tänapäeva palju arenenumas keskkonnas, väga harva kuuleb raadios näiteks ikkagi lauljad, kes lihtsalt laulab mingis asjast nagu täiega ja mitte nagu sealt ei kosta seda, et ma tahan teile meeldida. Et see on nagu, et see suhe muusikas on täiesti teistsugune. Aga tegelikult ma arvan, et selleks, et teha, ütleme, pikk karjäär või ütleme, jatsis eriti, eks ole, ütleme, kus võib-olla see, sa pead ikkagi olema nagu siiras ja ennast väljendama. Ja küsimus on see, et mis on see sinu väljendus? Et sa pead suutma nagu tegema oma asja ära veenvalt ja sul peab olema midagi öelda. Et see, kas see müüb või ei müü, see on nüüd juba teine küsimus. Sa mainisid siin, et sa teed seda, mida sa mis sind huvitab nii-öelda. Et praegu on paljud projektid, mis sul on viimase ajal käsil olnud, puudutavad mingisuguseid žanreid väljaspool džässi, nagu Tormis siin ja ka muu klassikaline muusika. Et kuidas need projektid siin on jõudsid ja kuidas sa üldse nendega tegelema hakkasid? Jah, et muusika ongi väga lai mõiste, et see žanritega piiramine ongi raske, et kui me vaatame Jatskaare kava, siis mõne jaoks siin võib-olla jatsmuusikat nagu polegi. Et küsimus ongi see, mis on jats, eks ole. Ma arvan, et kui ma pean ennast nagu lahterdama, siis ma ütlen jah, et ma olen jats-gitarrist ikkagi, aga üldiselt ma kuulun ka nende leeri, kes arvab, et on olemas 2 liiki muusikat. Et on hea muusika ja halb muusika, eks ole. Ja edasi on juba nagu enda teha. Aga need muusikad on nagu tulnud minu juurde järjest. Need nii-öelda erinevad stiilid ja
ja noh, mulle tundub, et siin on jällegi see, et ütleme, et mul on päris tugev klassika mõju olnud ka juba lapsest peale ja olen palju kuulanud ja pean väga lugu klassikalisest muusikast ja olen puutunud kokku ka väga palju rahvamuusikaga juba ka noorest peast ja pean ka väga lugu. Ja ma küsin vahel, et kas see on ka poistekoori mõjutustel natuke? No ma olen õppinud klassikalist muusikat ja poistekoori ja ütleme 15, 16, ütleme siukses eas ma olen käinud väga palju pulmades mängimas akordioniga. Ütleme siuke rahvalik repertuaar on mul kõik peas. Ja mul on kolleege, kellel on ka peas, et me oleme seda vahel mõnes kohas on seda väga tore koos teha. Aga ühesõnaga jah, et mulle meeldivadki paljud asjad ja tegelikult ma arvan, et see sõltub inimesest väga palju, aga ma ei kujuta ette, et ma ütleme, kuni pensiini peaksin mingis ühes bändis mängima. Isegi kui see bänd on väga edukas, ütleme, leisin mööda maailma, see on palju raha, et ma mängin igal õhtul neid samu lugusid samamoodi. Et ma arvan, et see peab olema mingi väga spetsiifiline inimtüüp, kes suudab seda teha. Et tegelikult, kui me vaatame neid ju paljud neid nii-öelda ju noorelt lahkunud, eks ole, väga suurepäraseid muusikuid, et ma arvan, et kui me loeme nende elulugusid, siis me näeme, et seal tegelikult see punane niit on see, et nad pidid tegema seda, mida nad ei tahtnud teha, et see kasvas neil üle pea. Ja siis tekkisid probleemid, kellel mis iganes kombel, eks ole. Aga et tegelikult selles mõttes on ka tore olla mitte kuulus. Et see ongi, et sul on vabadus teha see, mis sa tahad, et nagu inimestel puuduvad ootused. Ma loodan, või mulle tundub, et see nii on, et sa võid teha, mis sa tahad. Ja siis, kui mängida rocki, siis puhkab klassikast ja kui mängid klassikat, siis puhkad folgist ja kui mängid folki, siis puhkad džässist. Ja et ühesõnaga need nagu kogu aeg on midagi uut käsil. Et mulle see väga sobib. Ja seda on näha ka, kui vaadata kõiki, mida sa teinud oled, et neid projekte ja bände ja plaategi on ju lugematul viisil. Ma tahtsin öelda, et see kontsert Veljo Tormise tribüüt nii-öelda siis Tormis jääb, et me mõlemad Henriga käisime seda kuulamas ja see oli täiesti fantastiline. Et võib-olla soovid natuke ka sellest rääkida, et seda projekti sa teed juba ju tegelikult mitmendat aastat mingil viisil. Ja Veljo Tormis tegelikult on inimene, keda Eesti mitte ainult muusikaloos, vaid kultuuriloos tegelikult ei saa, on väga raske üle hinnata, et tema rolle on olnud mitmeid. Et ühest küljest on ta muidugi täiesti erakordne helilooja ja minu jaoks, tema tegelikult, teda ma tõesti kuulsin esimest korda laval poistekooriga Kasahhis Almatas olid Eesti kultuuripäevad, ma olin 4. klassis ja poistekoori noorte meeste osa laulis 2 tema vastalaulu. Ja ma mäletan, et mulle kohe meeldis see, et see oli nagu väga šef, et ütleme see kõla, mis sealt tuli, oli nagu vau. Ja ma hiljem olen laulnud tema asju ka päris palju kooris ja alati ei ole kõige kergem on laulda, aga mul on alati meeldinud see sound. Aga Tormis, ütleme, heliloojana minu meelest on fenomenaalne, et tema, kuidas ta kasutab regilaulu, mis tihti on küllaltki limiteeritud väljendusvahenditega, et ta on siuke võib-olla lihtne paar nooti ja ta võib sinna juurde ehitada terve tohutu oopuse, mingi tohutu pinge, mis laheneb või ei lahene ja ta oskab sinna panna need noodid, mis ei tapa nagu seda algset ideed ära. Et minu meelest folgi puhul on see väga suur oht, et pannakse mingi rütm või paneme džässharmoonia taha ja teeme, et see kõik on nagu, ta on siuke mõnus, aga et tegelikult nagu see folk, nagu see algne idee tegelikult, seda enam ei ole seal, see lihtsalt on nagu mingi siuke, nagu siuke mingi ilustus või kaunistus seal. Aga Tormis oli selles mõttes väga teadlik sellest, et kui me tegi laulu, ma ei tea, mingisuguse lõbusa laulu või mingi kurva laulu või mingi laulu, et see laulu sisu, need sõnad, kõik see oli nagu ikka väga nagu selgelt edasi antud ja võib-olla ka võimendatud tema selle poolt, mis ta sinna juurde siis nagu lõi. Et selles mõttes nagu müts maha, et see, kuidas ta nagu austab seda algmaterjali, see on vägev. Aga muidugi, kui me räägime nüüd sellest folgi buumist, mis meil siin üldse praegust on, et kui võib-olla kui Tormis ei oleks 60ndate lõpus võtnud selle folgi asja nagu teha, siis meil võib-olla üldse poleks seda. Sest et rahvalaul kui termin
tookord oli siis nagu tekst. Ütleme, et räägiti rahvalaulust, siis räägiti nendest sõnadest, et kusagil raamatus või õpikus või ütleme Kalevala oli rahvalaul, eks ole. Aga täiesti oli nagu ära unustatud see, kuidas seda esitati. Ja see nagu, seda polnudki, väidetavalt nagu ei olnudki olemas. Ma tookord veel kohal ei olnud, aga rahvamuusika oli kõik siis nagu uuemad kihid, ütleme linna rahvamuusika ja ütleme saksapärane. Ja Tormis siis mitmel erinevatel soodsatel juhuste kokkulangemistel siis jõudis nagu arhiivi ja avastas selle vana rahvalaulu ja läks ju suurtele koosolekutele, kus olid mingid tähtsad inimesed koos, seal ütleme seal, Tormis oli ka tähtis mees, et tal oli mingi kõne, ta läks pulti ja hakkas laulma, rahvalaulu. Ja kõik vaatasid, et natuke segane, eks ole, aga laulsid, eks ole, järgi ja tegelikult nagu väga ruttu sai selgeks, et tegelikult et see on nagu fenomenaalne vorm, kuna see eeslaulja ja koori formaat on nagu nii lihtne, ütleme, kõik saavad seda teha kohe, ei ole vaja mitte mingit ettevalmistust, eks ole. Et ta on universaalne. Ja ma arvan, teda ikka peeti niisuguseks nagu kiiksuga, teda ma käest küsiti, miks sa seda teed ja ta nagu võttis selle oma südame asjaks ja võib-olla see oli tol hetkel ka kergelt poliitiline, ikkagi me olime Nõukogude Liidu tingimustes ja ta võttis selle vana Eesti asja ja hakkas seda kusagilt nagu üles ajama, eks ole, et siuke teatud nagu protest. Jah, kergelt võib-olla ka seda, aga ütleme, tema nagu teadvustas ikkagi selle, milline tohutu varamu meil on ja et meil vedas, ütleme, Eesti elanikkond elas ja ütleme, suhteliselt ikkagi metsas ja eraldi kusagil 19. sajandi lõpupoole, kui hakati, nagu saadi aru, et rahvalaulul on väärtus, hakati seda koguma. Et see ju kultuursemates kohtades riikides, ütleme, oli juba ammu kadunud, eks ole, et see linnakultuur oli võtnud üle, aga meil oli see olemas ja samuti kui salvestati siis vaherullidele, et ütleme tegelikult see arhiiv, mis meil on ju Eestis olemas, ma arvan, et see on Euroopa mõistes muljet avaldav, kui palju seda vanemat rahvalaulu kihti on meil ikkagi teada. Ja tema siis nagu teadvustas seda Eestis laiemalt, et seda meil on võib-olla veider mõelda, aga tegelikult seda ei olnud, et seda ei eksisteerinud. Ja selles mõttes ma arvan, et Tormis ta vääriks, ütleme minu arvates nagu tema õpilane, eks ole, Arvo Pärt, kes on nüüd saanud keskuse ja kellega nagu tegeldakse riiklikul tasemel nagu väga, jällegi poliitika, eks. Et nagu väga süstemaatiliselt, see kõik on väga hea, et Pärt ongi ju titaan, eks ole, et tegelikult Tormis ei ole Eesti mõistes pisem kuju. Et ma sooviks näha seda, et ütleme, Tallinnast 35 kilomeetrit lääne poole on Laulasmaal on Arvo Pärdi keskus ja 35 kilomeetrit ida poole Kuusalu kandis on Vilja Tormise keskus, et tekiks mingisugune balanss, et nad on tegelikult nagu sama mis on siis sama taseme mehed Eesti vaatenurgast iga tahes. Tähendab, peaaegu küsiti see küsimus ära, sa rääkisid ilma küsimata, kui küsiti sinu varaseid lemmikuid ja mul tuli meelde selle siin aeg-ajalt mängiva Valdi Meola loo valguses, mida siin kedratakse aeg-ajalt kontsertide vahepeal vaikselt. Et kuidas sul täpsemalt selle õrnas eas selle džässrockiga oli ja džässrocki kitaristidega? Kas nagu panid need ka pirnikesed põlema või läks see sust kuidagi sujuvalt mööda? No jah, et ma arvan, et minu see maitse kujunemine oli võib-olla niimoodi, et alguses, eks ole, Vikerraadio ja siis vend tõi bluusi ja rocki ja siis tõi ka džässrocki plaate. Et ma arvan ikkagi esimene bänd nagu džässist, mis mulle nagu väga hakkas istuma, oli Yellow Jackets ja plaat Mirage à Trois, kus mängib Robin Ford. Ja tegelikult ütleme, kui seda kuulata, ma arvan, et kui lasta nüüd, ma ei tea, kas sa oled kuulanud seda? Et ütleme, Robin Ford 80 alguse, see, ma arvan, et toob naeratuse näole kohe, et see hirmus kõva vend. Ja sealt see nagu läks, et ütleme, mõnes mõttes ongi, et nagu lahjema kraami pealt kangema peale, eks ole, et siis ütleme sealt edasi juba tuli võib-olla seal ütleme hard pop ja bebop ja siis juba edasi juba siuke vabam džäss ja ütleme ja ka Padu avangard, mis minu arvates nagu on Eestis praegust nagu väga kurvalt tagaplaanil jäänud, et tegelikult ütleme, kui ma nagu nüüd enne ma ütlesin kõik, et ma olen noorte kõigega nagu väga okei, aga et ma ei saa aru, et millal veel
noh, nagu eksperimenteerida, katsetada, proovida, mis siin maailmas võimalik on, kui mitte noorena. Et ma näen eksperimentaalsust meie noores muusikas väga vähe, et ütleme, üldine maitse või ütleme, millega nagu rahuldatakse, on väga konservatiivne tegelikult. Et nagu just džässi. Üleüldse minu meelest, et meie muusika on väga, ütleme nagu kvaliteetne, tore, aga ma tahaks näha, et keegi nagu, läheks mingis asjas nagu rohkem lõpuni või nagu edasi veel, et ta ei jää nagu kusagile siia nagu keskele. Et ma arvan, et mul oli nagu selline avantgardi pikem periood ka ja ma arvan, et see on olnud väga hea, sest et üldiselt avantgardi muusikud, mulle tundub, et nemad on nagu üsnagi teadlikud tihti siiski, miks nad midagi teevad. Et see on võib-olla teistes stiilides nagu rohkem paigas, et trummar mängib nii ja bassimängija mängib nii ja saksofoni mängija mängib või et see kõik on nagu juba stiilis sees. Aga ütleme, kui me ikkagi nagu räägime selliste nagu mida vabamaks muusika läheb või eksperimentaalsemaks, et seal tead nagu piire pole, et põhimõtteliselt sa võid teha nii või naa või hoopis kolmandat pidi või keered pillil hoopis keered teist pidi või ma ei tea, mängid peaalas pidi, seal on nagu võimalusi on nii palju. See mänguruum on palju suurem ja see avab nagu ka nende muude stiilide sees, nagu sa näed nagu neid võimalusi palju paremini. Et minu meelest ütleme ka see, et tegelikult nagu, ma just vaatasin Jatskari kava on väga hea, aga ütleme, et nagu Eesti avangard muusikat, mida võib-olla praegu hetkel ongi natuke vähe võitu, aga et nagu õigupoolest vist ei olnudki kavas või? Jah, et ütleme, ma arvan, kui mina oleksin välismaa Jatsu ajakirjanik, siis ma arvan, et neid huvitaks see, midagigi. Et rohkem sükest nagu ikka vinti üle, et ma ei tea, võib-olla elu on kusagil mujal, ma ei tea, mida noored teevad õhtuti, eks ole, kus nad käivad ja mis võib-olla kusagil mujal toimuvad eksperimendid. Aga jah, et nagu raju värki võiks olla rohkem, et mulle tundub, et kui ma mängin siin, ma ei tea, ütleme Andrus Mustonen, kes on, ütleme, eks ole, 65 umbes juba, et tema, ütleme, see nagu eksperimentaalsus või ütleme, see nagu see katsetamissoov, ma tahaksin näha nagu seda samasugust asja, ütleme, 18-aastaste juures, aga ma väga tihti kahjuks ei näe. No noorte muusikute listist võib-olla Sander Mölder ju tegi seda folgi kava nii-öelda, et see lugu, mis selle taga on ka päris vahva, et ta võttis kuskil 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatel salvestatud mingid Eesti regilaulud ja siis miksis need kokku siis elektroonilise muusikaga. Sugused asju, võiks kõik teha. Et ma arvan, et sealt tekiks mingisuguseid erinevaid, tekib väga palju küsimusi ja asjad lähevadki, võivadki ebaõnnestuda ja mõni asi võib olla väga halb ja aga minu meelest see on normaalne, et tegelikult see minu meelest on ka muusiku elukutse nagu rõõm, et me ei ole südamekirurgid, eks ole, et kui läheb valesti, eks ole, et siis on nagu lõplikult, et aga teed mingi projekti ja oli jama, eks, või ei kõlanud või kogu asi oli vildakas, siis sellest õpib, et rohkem nagu katsetamist, ma arvan, et see viib edasi. Ma küsiks sellise asja ka, et sa rääkisid siin heast muusikast ja halvast muusikast ja tahaks küsida, et kas sa hoiad ennast kursis ka selliste noorte muusikutega, kes väga just džässi poole ei tule oma stiiliga, aga kõik need popid ja hip-hopid ja et kui palju sa nendega kursis oled, et näiteks meil on ju Tommy Cash, kes on päris eksperimentaalne oma muusika ja stiiliga. Tema on tõesti eksperimentaalne, jah. Ja. No aga võtta, ma saan aru, et tal on palju jälgijaid. Palun džässis, tehke järgi, et selles mõttes, et võib-olla läheb ka peale. Ütleme, võib-olla midagi analoogilist, palun. Et see on väga hea näide sellest, et keegi ongi ajanud nagu proovinud, et kui kaugele mingi asjaga annab minna ja on leidnud ka endale nagu sihtgrupi, eks ole, et tegelikult seda ma just üritasingi nagu ennem kirjeldada. Sest ta on võtnud väga huvitavalt ju Eesti ajaloo kultuuri mõttes just, et maailmas nagu paelubki inimesi see, kuidas ta võib-olla seda nõukogude aja stiili ära kasutab ja just ongi selline post-Soviet esindaja mõnes mõttes kõik need riietused ja asjad, mida ilmselt praegu vanemal generatsioonil on nagu väga selline piinlik vaadata, aga heas mõttes.
ma ei tea, kus mu mõte nüüd oli selge. ja ei no, aga selge see, et ei, noh, see on, seda me näevadki erinevad põlvkonnad väga erinevalt ja noh, tegelikult Viivi Luik ütles seda, et Eestis elab, eks ole, 2 erinevat rahvust, eks ole, kes on elanud Nõukogude ajal ja kes ei ole elanud Nõukogude ajal, et see on nagu ikkagi, noh, inimeste vahel on ikkagi selge mentaliteedi vahe. Noh, millest võib jällegi rääkida, noh, terve õhtu, eks ole. Ja mis ongi kõik väga normaalne. Aga jah, ikka üritan kursis hoida ennast ja nii kuulan hea meelega, noh, suvaliselt ka mingid raadiod ja asju ja niimoodi, et noh, mis tuleb. Ja on sul nagu mingid kindlad nimed ka anda, nagu, et kes on sinu arvast sellised uuema aja sellised huvitavad noored Eesti artistid võib-olla? Tegelikult, mis mul on nagu hea, et miks mulle meeldib ka Muusikaakadeemias töötada, on see, et ma nagu kogu aeg suhtlen noorte inimestega ja tegelikult selle kaudu ma nagu saan ka üsna palju teada, mis toimub või mis, et ma arvan, et kui ma seal ei töötaks, siis mul see side võib-olla oleks palju õhem. Aga no vot siin on see häda, kui ma kedagi nimetan ja kedagi jätan nimetamata, siis on nagu pärast on palju tüli. Kõik läheb linti. Ja ma tean, kõik läheb linti, ja. No aga siis ärme hakka võib-olla seda. Aga ütleme, noh, mulle tundub, ma ütleks, et Jatsu mõistes, ma arvan, et Kirkekarja on nagu, noh, mulle nagu tundus juba tükk aega tagasi, et ta nagu vääriks nagu suuremaid lavasid ja asju, et see, et ta nüüd on saanud paari viimase aastaga nagu tuule rohkem tiivadesse, et ma arvan, et Kirke võib jõuda veel kaugele, et tema on ka selles mõttes selline tüüp, kes tõesti võtab asja väga tõsiselt ja nagu läheb asjadega lõpuni. Et kui me vaatame näiteks tema kompositsioone, et kuidas ta on arendanud neid ja kui palju ta nendega, kui läbi mõeldud need on, siis ma arvan, et ega väga palju nagu samal tasemel tegijaid ei ole ja ma arvan, et ka mujal maailmas see nagu kohe tekitab huvi, et ta on ikkagi mingid asjad nagu väga-väga selgeks teinud enda jaoks. Ja ütleme vahel siis ka ajanud nagu hulluks mingis suunas, mis on jällegi tekitab nagu huvi. Et Kirke, ma arvan, et võib jõuda kaugele. Võtame siis selle kõik kokku. Nüüd ma küsin viimase küsimuse, et mida sa ütleksid noortele muusikutele, kes on just selles murdepunktis, kus nad peaksid kuulama õigeid asju, et mida nad nüüd peaksid tegema selleks, et nad liiguksid nagu muusikas õiges suunas, et mida sa soovitaksid nendele? Raske on ju, kõik on ju nii erinevad, et tegelikult ma olen ka, ütleme, mul on kitarriõpilased ja mul tulevad järjest tundi ja ma räägin neile täiesti vastupidist asja, kuna nad on erinevad, ütleme, kellel on miski asi tugev ja miski asi, et sellist universaalset soovitust on võib-olla raske anda, aga ma arvan, et mängida on vaja, et ikkagi muusika on ikkagi mäng. Eesti keeles on sõna ka, me mängime pilli, eks ole. Et seda nagu mängulisust, ma arvan, et nagu ei ole vaja muretseda liiga palju, et kas see on hea või on see halb või mis sõbrad arvad, et mängime. Et noored inimesed, ütleme, kui te olete näinud, kuidas laps mängib, eks ole, ütleme, minu meelest nagu mulle väga hea õppetund oli, et mul tütar, ma ei tea, ma ei mäleta, kui vana ta oli, mingi 2, ütleme, kuidas ta võttis pliiatsi niimoodi kätte, mitte niimoodi, ja see tegi. Ja tõesti oli nagu väga lahe, ütleme, nagu väga huvitavaid kombinatsioone tuli. Ütleme, kui sa võtsid õigel ajal paber ära, siis oligi nagu, tõesti. Et see on mõnes mõttes natuke nagu see Jaapani värk, eks ole, et sa tõmbad joone, on ju, ja siis ma mõtlesin, et mis on see nagu fenomen, et ütleme, mingi põnn tuleb ja teeb, tahaks ise joonistada, ei saa niimoodi, on ju. Et ta ei kahtle. Ma lisan veel ühe küsimuse. Kust leida inspiratsiooni muusikuna? Nüüd me lähme küll, see kontsert jääb meil ära. 3 sõnaga. Aga ma tahaks seda eelmist teemat nagu võib-olla, et see on minu meelest siiski... No, palun. Et see ongi see, et tuleb nagu, et see mäng, et see ongi mäng. Ei maksa karta eksida, et see mulle tundub, et on nagu oluline. Aga inspiratsioon võib tulla just kõik jällegi, lugege raamatuid, eks, et see, raske on olla muusik, eks ole, et see tööpõld on nii lai jatsmuusiku puhul, aga et muusikat kuulata on üks asi, aga käia kunstineetustel ja nagu
igal pool, et jällegi üks asi, mis mulle tundub, et mis on meil nagu Eestis praegust natuke nagu kehv, on see, et eri valdkondade inimesed, mulle tundub, et väga palju ei suhtle oma vahel, hästi noored, võib-olla ma eksin, aga et ja minul kahjuks on ka, ma tunnen seda, et oleks tore viibida mingite muude inimeste seltskonnas rohkem. Et üldiselt see on ka väga rikastav alati, nagu kohtuda ikkagi inimestega, kes on sinust erinevad. Aga ütleme, need bändid, mis ma teen, ma arvan, et enamus neist siin Eestis on, et tegelikult ma teengi inimestega, kes on must erinevad ja bändide puhul, nad inspireerivad mind ja ma loodan, nad inspireerivad neid, aga me kunagi ei seleta üksteisele, mida me peame tegema, et igaüks on tema ise ja mängib nii, nagu ta tema tahab ja niimoodi tekibki mingisugune uus asi, võib-olla, loodetavasti. Et erinevus rikastab. Ma just tahtsin öelda, et lõpetame poliitiliselt korrektse statement'iga. Aga olgu, aitäh teile. Jaak Sooäär oli väga vahva. Aitäh kõigile, kes tulid kuulama. Ja see oli siis Jatskaare Jazz Talk.